Tere, armsad vanemad! Mina olen Julia ja mina olen Ujume koos ujumiskooli juhataja. Ja täna tahan teile natuke tutvustada meie ujumiskooli. Kindlasti on see video huvitav ja oluline nende jaoks, kes on meie uued kliendid. Et te teate, kus teie laps või teie ise hakkate nüüd trennis käima, mis ujumiskoolis, mis on meie põhimõtted, millest me lähtume, kuidas me töötame. Et ma usun, et see saab olema hea tutvustus ja edaspidi terve aasta vältel on teil juba teada, mis hakkab toimuma ja millised meie põhimõtted on. Nii, esiteks, miks me üldse oma tööd teeme, mille jaoks me oleme loonud oma ujumiskooli, on siis see, et me tegelikult soovime ennetada uppumissurmasid. Et see võib kõlada küll väga nagu lihtsalt, aga me tõesti usume, et ujumisoskus on sama tähtis oskus kui kirjaoskus, et kõik lapsed, kõik täiskasvanud peavad oskama ujuma. Ja lõpupoole ma veel räägin ka, et mis asi on siis ujumisoskus üldse tegelikult, millest me räägime. Me soovime, et lapsed tunneksid rõõmu ja naudingut ujumisest. See on meie üks väga tähtis punkt, sest kui laps ei naudi, siis ta ka ei õpi. Me tahame, et kasvaksid täiskasvanud inimesed, kes hea meelega lähevad ja ujuvad avaveekogus, hea meelega lähevad trenni, basseini ujuma. Et selle nimel me teeme palju tööd. Me tahame, et lapsed tunneksid rõõmu õppimisest. Et me kõik teame, et õppida saab ainult siis, kui on tore olla, siis kui on head tingimused selleks loodud. Ja need tingimused me teie laste jaoks oleme loonud. Soovime ka mitmekülgselt arendada last, et tegelikult ei ole nii, et me õpetame lapsi ainult ujuma. Me õpetame hästi palju erinevaid asju. Ja need on näiteks sotsiaalsed oskused, kognitiivsed oskused, väikeste laste puhul ka kindlasti kõneareng. Me tihtipeale põimime ujumistundidesse ka erinevaid matemaatikaülesandeid, et me tahame, et see oleks selline tervik lähenemine. Ja ujumise koha pealt me alustame alati ujumise põhioskustest, siis me lähme üle alles ujumisoskusele ja peale seda hakkame lihvima tehnikad. Ja üks oluline punkt on ka kuuluvustunne, et miskit ei toeta nii hästi lapse sisemist motivatsiooni kui kuuluvustunne. Kui ta teab, et teda oodatakse, ta teab, et seal on sõbrad, ta tunneb ennast turvaliselt, et seda kõike soovime pakkuda teie lapsele. Mida me siis õpetame? Nagu ma ütlesin, armastama vett, aga ka austama vett, et vesi on alati meist suurem ja me peame arvestama. Me õpetame lastele päris palju veeohutust, et me usume ja oleme veendunud, et ainuüksi ujumisoskusest ei piisa selleks, et ennetada uppumissurmasid. Sa võid olla väga hea ujuja, aga kui sul puuduvad veeohutuse teadmised, siis sa võid ikkagi sattuda ohtu. Seega on meil ka laste jaoks erinevad veeohutuse tunnid ja õpetused mõeldud. Me õpetame sotsiaalsed oskuseid, kindlasti on see rühmas töötamine, mängimine koos, meeskonnatööd, kindlasti ka basseinireeglitest ei saa me üle ega ümber. Need hõlmavad siis pesemist, rahulikku kõndimist, arvestamist teineteisega. Me õpetame neile häid harjumusi. Trennis käimine, huviringides käimine on hea harjumus. See on, ma arvan, iga inimese üks väga tähtis osa elust. Et ka täiskasvanuna me tegelikult ju omame enda hobisid või käime ka trennis. Et tore, kui sellised harjumused on lapsel kohe väiksest peale olemas. Me kindlasti õpetame mõtlema ja analüüsima, mõtlema, mis läks hästi, mida veel peab õppima, kuidas paremini teha, et need kõiki küsimusi igapäevaselt treenerid küsivad laste käest. Ujumisoskusest siis alguses põhioskused, nagu ma juba mainisin, ujumistehnika ja eakohased pääsmisvõtted. Et eakohasus on siin hästi oluline, et loomulikult pisematele me õpetame lihtsamaid asju, selliseid asju, millega nemad ise saavad hakkama ja mida suuremaks laps kasvab, seda ka
keerulisemaks või siis, kuidas ma siis ütlen, et seda suuremaks ka need päästmise oskused muutuvad. Mida me siis pakume? Me pakume tegelikult ujumist alates 4. kuust ja siis 4 kuud kuni 4 aastat vanad lapsed käivad ujumas koos vanemaga. Meil on selliseid tunde Elamusspaas, Nõmme ujulas ja Õismäe ujulas. Et nagu siin pildil ka näha, on lapsed koos oma vanematega ja teevad igasuguseid ägedaid harjutusi. Ja selle vanuse jaoks me oleme võtnud aluseks nii Soome kui ka Inglismaa Aquasensory metoodikaid. Et oleme palju ennast koolitanud ja meile sobis kõige paremini Soome kolleegide metoodika ja ka Inglismaa Aquasensory metoodika. Et põhieesmärk on toetada lapse arengut veekeskkonnas. Et beebi ujumine võib-olla ei ole veel, me ei saa seda nimetada ujumise algõpetuseks. Et beebi ujumine on natuke nagu teistmoodi, et ongi treener jälgib lapse arengut ja soovitab teha siis erinevaid harjutusi vees. Et see on hästi oluline, veekeskkond on imeline lapse arengut toetamiseks. Et jah, saab käia ja on väga tore, kui te käite lapsega võimlemistundides, teete massaažis, on ka kõik oluline, aga veekeskkonda ei asenda miskit, see on hoopis teistmoodi, keha tunnetamine teistmoodi, liigutuste amplituud on palju suurem, et laps on võimeline vees tegema palju enam asju, kui ta esialgu saab teha kuival. Ja see on hästi oluline. Ja loomulikult juba väiksest peale harjub ta veekeskkonnaga, saab veega sõbraks ja edaspidi ujumisõpetus on juba poole kergem. Me anname positiivset emotsioone vees olemisest. See on tõesti äge ja loome ka turvalist keskkonda selleks. Ja samamoodi on hästi oluline lapse, vanema ja lapse side, mis tekib vees. Usaldus, tähelepanu, teineteise mõistmine. Et need on hästi olulised asjad ja mis on hästi tore. Vees ei ole teil arvutit ega telefoni käepärast, te olete 100% lapsega ja see on väga oluline aeg. See on kvaliteetaeg teie lapsega. Natuke suurematele lastele, 3. eluaastast kuni kooli minekuni, on meil siis ujumise algõpetuse rühmad Elamusspaas, Laagriujulas, Saueujulas, Sõles ja Õismäe ujulas ka. Ja siin on fookuses ujumise põhioskused. Et selles vanuses lapsed veel otseselt ujuma ei õpi, aga nad õpivad alguses põhioskusi. Ja millised põhioskused meil on? Alguses me õpetame lastele sukeldumist, siis me õpetame neile hõljumist, seejärel libisemist ja alles siis edasi liikumist. Et see edasi liikumise oskus võib teile tunduda juba põhimõtteliselt ujumisena, kuigi meie veel seda ujumisoskuseks ei nimetaks. Et edasi liikumine lastel vanuses 6-7 aastat on pigem selline, et nad hoiavad pea vee all ja kui nad soovivad hingata, siis nad keeravad sellili, liiguvad edasi sellili, hingavad, pööravad ennast tagasi kõhuli, puhuvad välja ja ujuvad edasi. Et see on, ütleme, see on see, mida me peame vajalikuks ja oluliseks lapsele 7. eluaastaks õpetada. Et peale seda ta saaks minna suurde basseini. Kui ta läheb 1. klassi, siis nad lähevad ka suurde basseini edasi, kus nad õpivad juba tehnikat, tehnilist kroolialgelist tehnikat ja algelist selili ujumise tehnikat. Nad seal õpivad suures basseinis. Ja ütlen kohe ette, et meie põhimõte on see, et enne 7. eluaastat, isegi kui laps on väga tubli ja väga juba oskab justkui nagu hästi juba oma põhioskusi, me veel ei soovita minna suurde basseini, kuna suures basseinis on vesi jahedam, tavaliselt 28 kraadi ja me näeme, et lastel hakkab seal väga kergesti külm. Ja kui lapsel on külm, siis ei suuda tema õppida, ei suuda omandada uusi oskusi, tekib negatiivne emotsioon sellest ujumisest ja lapsed tihti loobuvad.
et seepärast me ei kiirusta. Kuni 7. eluaastani me oleme soojas, mõnusas, turvalises lastebasseinis. Meil neid põhioskusi omandada ja lihvida on väga-väga vaja, see võtab aega, et ei pea muretsema, et just teile tundub, et laps kõike oskab, aga tegelikkuses treeneril on alati väljakutseid nii hõljumise õppimisega kui ka keeramisega kõhul selili, et seal on palju nüansse, mis vajavad pidevat harjutamist. Ja küll need lapsed õpivad ära selle ujumise suures basseinis nii ehk naa, et oluline on ka hea emotsioon ja armastus vee vastu, mida me ei taha ära rikkuda jaheda veega. Ja kasutame siis õppime ujuma metoodikat, nagu ma just rääkisin, kus alguses me õpetame siis kõiki põhioskusi. Et see õppime ujuma metoodika on ka Eesti Ujumisliidu heaks kiidetud metoodika, nii et asi on kindel, läbi proovitud ja väga hästi töötab. Teeme ujumistunde ka vanematele lastele, 7–15 aastat. On meil tunnid siis elamusspaas, Õismäe ujulas, Muhu ujulas, Sauel ja Laagris ka. Siin on nii, et lapsed, kes käivad elamusspaas, nemad saavad noore vetelpäästetunde, aga alles siis, kui nad juba oskavad ujuda. Ehk siis 7-aastased 7–8 tavaliselt omandavad ujumisoskust, siis edasi nad saavad liituda grupiga, mis on noor vetelpäästja nimega. Ja noor vetelpäästja rühmade mõte on siis selline, et peale seda, kui ujumisoskus on omandatud, lapsed jätkavad tehnikaõppega ja paralleelselt omandavad ka noore vetelpäästja oskusi. Et selliseid treene teeb meil Katrin Linnas, kes on ka vetelpäästja ise. Nii. Ja metoodika, siis algõpetuse metoodika ikkagi põhineb õppime ujuma metoodikal, aga juba suures basseinis ja noor vetelpäästja metoodika, nagu ma juba mainisin, on mõeldud lastele, kes juba oskavad ujuda ja lõpupoole me räägime ka, mis asi on see ujumisoskus, millest me oleme juba mitu korda siin seda maininud. Teeme ka tunde täiskasvanutele, et olete teretulnud meie tundidesse. Teeme tunde siis Sõleujulas, Sauel, Laagris ja elamusspaas nüüd sellest aastast. Et see on hästi vahva ja tore ettevõtmine. Rühmad on erinevad, on olemas algajate rühmad, edasijõudnute rühmad, tehnikaõpperühmad, on olemas ka triatloni rühmad, et sellised inimesed, kes juba päris nagu trenni teevad. Et olge julge, tulge, proovige, see on tore seltskond, need on suurepärased treenerid. Me oleme pannud ujuma ka neid inimesi, kes alguses väga-väga kartsid vett, aga nüüd ujuvad nagu kalad ja see on lahe, see oskus, ujumisoskus, see annab teile nii palju enesekindlust, nii palju vabadust, te saate järjest nautida neid veealasid, kus on vajalik ujumisoskus. Et ma siiralt soovitan ja üks hea märksõna on siia ka väga äge seltskond, et olen ise ka käinud asendamas neid tunde ja näinud neid toredaid täiskasvanud. See on imeline. Selleks, et teie lapsed saaksid õppida efektiivselt, oleme loonud ka parimad tingimused. Esiteks, meil on väiksed rühmad. Et kui me räägime nüüd lastest alates 3. eluaastast, siis meie lasterühmades on kuni 8 last nimekirjas. Koha peal on siis tavaliselt neid natuke vähem, et päris 8 harva tuleb kohale. Suuremates gruppides 7+ vanuses lastes on kuni 10 last nimekirjas, täiskasvanutes natuke sõltub ja beebide väikelaste tunnis on 10. Et head väiksed rühmad, kõik saavad tähelepanu, kõigiga saab suheldud ja kõigile saab antud tagasiside. Treener juhendab alla siis 7-aastaseid lapsi vees ja see on ka ülimalt oluline olla lastele lähedal. Et kui treener on vees, siis treener ei pea tõstma häält. Ta saab kohe tulla, võtta käest kinni, kui ta soovib saada tähelepanu. Ta saab ka natukene aidata hoida asendit või võtta mõni ujumisasend sisse. See on väga suur väärtus.
Selline juhendamine vees tuli Eestisse umbes 5 aastat tagasi. Siis alguses tundus see kõigile nii keeruline. Nüüd meie ei kujuta ette, et väikseid lapsi saaks kuidagimoodi üldse basseini ääre pealt juhendada. Me ei oskakski enam seda teha, et nende lastega oleme vees. Ja nüüd, mis puudutab suuremaid lapsi, 7-8 aastased, kes on algõppes, siis nende treenerid on alati valmis minema vette. Tihtipeale septembrikuus käivadki lastega vees, et toetada neid, et võtta nende hirmud ära, et olla lähedal. Nii et oleme igati valmis vette minema ja oleme teie laste jaoks olemas. Me oleme muretsenud ka kõige ägedamat varustust, et meil on erinevad platvormid, matid, nuudlid, pallid, igasugust staffi, mis aitab jällegi lastel tunda rõõmu ujumisest, et alati on midagi põnevat, et alati on huvitav, et mis me täna teeme ja millised vahendid me võtame või kelleks need vahendid täna muutuvad, et võib-olla on see täna hoopiski hobune ja homme on see nuudel võib-olla kiik. Et see on ka see, mida me peame väga oluliseks, et meie vahendid oleksid alati viimase peal, kaasaegsed, ilusad, värvilised, et nad kingiksid lastele rõõmu ja annaksid treeneritele rohkem võimalusi. Nüüd sellest aastast on meil siis selliselt, et me anname tagasisidet laste arengu kohta kokku siis 3 korda aastas ja me nüüd oleme jõudnud selleni, et kõige parim tagasiside vanemale on see tagasiside, kus ta saab tulla ujulasse ja ka näha, mida laps teeb. Aga et see oleks veel ägedam, siis me anname tagasisidet selliselt, et te tulete koos oma lapsega tundi ja lähete koos lapsega vette ja teete siis 1 tunni koos. Et sellist tagasisidet me anname siis esimest korda nüüd detsember-jaanuar. Vaatame, kuidas meil õnnestub kõikide basseinidega kokku leppida see aeg, et saaksid ka vanemad tulla. Ja juunis, need on siis tunnid koos vanemaga. See on see tagasiside andmise võimalus teile. Te ise näete, te proovite ise teha need harjutusi. Et tegelikult oleme neid tunde juba eelmisel aastal teinud ja mis oli meie jaoks suur üllatus, et paljud vanemad õppisid ka nendel tundidel midagi uud. Et see on igatepidi positiivne. Saate koos lapsega teha, see on kvaliteetaeg. Lapsed väga ootavad neid tunde, nemad tahavad teile kõike näidata. Nad tahavad koos teiega teha neid harjutusi. Nii et 2 korda aastas on teil selline võimalus. See on siis nende vanemate jaoks, kes ei käi lapsega koos trennis. Nii et beebid ja väike lapsed käivad niikuinii, vanemad näevad, aga suuremate lastega siis saab. Ja hooaja lõpus kingime lastele siis diplomeid, kus on siis peal kirjutatud, mis oskusi ta omandas. Et see on siis selline 3. tagasiside, ta on kirjalik. Laps saab diplomi peale seda, aga saate ka meili peale treeneri käest siis teada, milliseid oskusi on teie laps omandanud. See aitab teil ka järgmiseks hooajaks valida õiget rühma oma lapsele. Kui ka juhul, kui te peaksite kuskile ära sõitma või mingil põhjusel klubi vahetama, siis teil on meie poolt antud konkreetne tagasiside lapse oskuste kohta. See on väga oluline tegelikult. Me pidevalt koolitame meie treenereid, et meil on selline väga äge meeskond. Kõik tahavad muud kui juurde õppida. Me käime ka palju rahvusvahelistel seminaridel. Need on eriti põnevad meie jaoks, aga ka Eestis kõik koolitused, mis võimalik, igale poole lähme, kuulame, räägime kaasa. Oleme eelmisel aastal ka ise toonud Inglismaalt ühe beebide koolitaja, organiseerinud siis ka teiste treenerite jaoks seminari, kui ka algõpetuse seminari suvel. Nüüd meie ujumiskool ka koostöös 2 teise kooliga korraldasime, et me oleme nüüd juba nii kaugele jõudnud, et me mitte ainult ei käi igal pool, aga ise kutsume juba ka Eestisse, ise korraldame ja selle üle oleme väga uhked ja usun, et neid tarkusi ja just seda kaasaegset õpet ja neid teadmisi meie treenerid omavad kuhjaga.
Nii, selline on siis meie ujumiskooli pere, 14 treenerit, 2 abitreenerit, et rõõmsad, tegusad inimesed. Nii, ja siin siis natukene mul sinna väike vetelpäästja rühmadest siis paar pilti. Et jah, me kasutame ka erinevat varustust ka väike vetelpäästja tundides on need päästevestid ja rõngad ja erinevad asjad, et väga lahedad tunnid, lastele väga meeldib. Ja nüüd jõuame meie ujumiskooli traditsioonideni, ehk siis meil on hooaja alguses juba valmis plaan, mis üritusi me teeme kõik koos, et kuidas me seda kuuluvustunnet ka toetame ja kuidas me saame lastele pakkuda rohkem teadmisi ja rohkem väärtusi. Et näiteks alustame sellest, et oktoobri lõpus, novembris on meil veeohutuse tunnid ujulas. Ehk siis kõik lapsed, meie ujumiskooli lapsed, kõik saavad ühe eritunni. Sinna me toome päästevestid. Treeneritel on kavas eritund, mis räägib veeohutusest. Oktoobri-novembri veeohutuse tund on talveteemaline. Räägime ka sellest, et veekogud lähevad jäässe ja kuidas siis ohutult käituda. Detsembris on meil jõulude teemalised eritunnid. See on alati selline tore muinasjutt, mida meie treenerid siis läbi mõtlevad. Kindlasti toome erinevad vahendeid, et lastele siis vanuses kuni 7 on siis muinasjutt ja lastele 7 ja vanemad, nende jaoks on siis piparkoogi võistlused. Et neid me teeme laagri ujulas, et kõik lapsed saavad ujuda ja see on ka selline jõululine, tore võistlus, kus me ei võistle otseselt teineteisega, et me ei jaga esimest, teist ja kolmandat kohta, vaid igaüks võistleb ikka iseendaga. Igaüks saab oma ajakirja ja võrdleb siis kas nüüd trennis ujutud ajaga või eelmisel hooajal ujutud ajaga. Et meie jaoks on tähtis, et iga lapse areng oleks toetatud. Nii et meie kohti ei jaga, aga võtame aega ja treener siis annab tagasisidet soorituse eest. Siis kindlasti tuleb kuskil ka detsember-jaanuar, nagu ma juba mainisin, tund koos vanemaga. Jaanuar-veebruar, jääohutus Harku järvel. See on selline tund, kus me nädalavahetusel lähme Harku järve äärde, vaatame, kui paks on jää, kas jää peale tohib minna, kuidas tohib minna, millega tuleb arvestada. See on selline pool tundi umbes võtab meil aega. Ja aeg on selline lahtine, kuna me ei tea, milline talv tuleb. Praegu on raske öelda, kas jää on piisavalt paks, et meie eelistame teha sellist tundi siis, kui me päriselt ka saame jääle minna, et see on alati laste jaoks väga põnev ja jääb ka meelde. Veebruaris on meil traditsioon tähistada sõbrapäeva. Et sõbrapäeva paiku me lähme kõik koos loomaaeda. Alati on olnud meil ka loomaaia töötajad abis, kes on siis rääkinud erinevatest loomadest. Ja see on ka see aeg, kus me üheskoos natukene panustame rahaliselt loomaaia tegevustele. Ehk siis me oleme korjanud annetusi meie vanematelt ja ise annetanud osaliselt siis raha loomaaiale ja meie oleme nüüd juba 3 aastat hülgede vaderid ja loodan, et Ujume koos ujumiskool saab ka järgmine aasta jätkata vaderlusega ja hüljes on siis nagu see meie loom nii-öelda seal loomaaias. Et kui te praegugi lähete lastega loomaaedas, siis hülgede juures vaadake, täitsa on olemas meie sild meie logoga. Mais on meil siis järgmised veeohutuse tunnid ujulas, me kordame õpitud ja räägime ka nüüd rohkem suve veeohutusest. Juunis meie ujumiskool korraldab veeohutuse perepäeva Harku järvel. See on selline suur avalik üritus, kuhu on kutsutud kõik Tallinna või mujalt või kaugemalt inimesed. Meil on hästi palju koostööpartnereid kaasatud. Päästeamet, Selts Eesti Vetelpääste, Tallinna tervishoiu kõrgkool, mis meil on veel olnud, suplauad tulevad kohale, päästekoerad, et see on tõsiselt suur üritus, mida me võtame ette ja kõik meie lapsed on kindlasti oodatud.
Samal päeval me teeme ka meie hooaja lõpuüritust ja juunis on planeeritud ka tund koos vanemaga basseinis. Nii et nagu näete, meil on päris tihe selline graafik ja alati midagi toimub. Meil on ülihea meel, kui lapsed saavad osaleda meie üritustel. Need on alati olnud laste lemmikud. Nii, ja nüüd ma juba alguses tekitasin natuke huvi, et rääkisin mitu korda ujumisoskusest ja lubasin, et lõpupoole ma siis räägin, mis asi see on. Et tihtipeale on nii, et lastevanemad küsivad, et no aga millal mu laps siis ikka ujuda oskab? Et sellele küsimusele vastamiseks me peame veenduma, et te ka teate, mis asi on ujumisoskus. Ja siia ma olen välja kirjutanud siis selle kompleksharjutuse. Seda kompleksharjutust sooritatakse järjest. See harjutus on ka 3. klassi lõpuks õpiväljund ujumistundides. Et meil on Eestis niimoodi, et kõik lapsed saavad õppida ujumist koolis. Need tundide arvud, millega nad peaksid ära õppima selle õpiväljundi, on natuke varieeruvad. Tallinnas, ma oskan teile öelda, on 24 tundi, millest üks tund minu teada nad vette ei lähe, vaid näitavad oma pesemise asju ette, nii et põhimõtteliselt jääb 23 tundi. Ja selline õpiväljund. Hüppa üle enda pea sügavasse vette, uju 100 meetrit rinnuli asendis. Ma natuke täpsustan, et 100 meetrit on väikses basseinis 4 otsa. Sukeldu ja too põhjast käega ese, püsi paigal puhates ja asendit vahetades 3 minutit. Uju 100 meetrit selili asendist ja välju veest. Et te võite korraks mõelda, kas te ise teete selle harjutuse ära. See on päris tõsine harjutus. Siin on 200 meetrit ujumist, sukeldumine ja ka hõljumine 3 minutit. Et see on tõesti väga väljakutsuv. Hetkel on Eestis olukord selline, et 3. klassi lõpuks ainult pooled lapsed suudavad selle ära teha. Seega mulle tundub, et ilma ujumiskooli abita, ilma selleta, et laps oleks käinud kuskil mujal väljaspool kooli ka ujumist õppimas, on seda väga raske teha ikkagist. Et kui siin Tallinnas on, ütleme, 23-24 tundi, siis selle ajaga sellist kompleksharjutust sooritada, alustades nullist, on väga keeruline. Kui on juba lapsel ujumisoskused omandatud, põhioskused omandatud, siis läheb muidugi juba kergemaks. Aga selline tõsine harjutus. Nii et kui te küsite meie käest, et millal teie laps õpib ujumist selgeks, siis üldiselt meie ujumiskoolis on nii, et kuni 7. eluaastani nad õpivad põhioskusi, 7.–8. esimeses klassis siis nad hakkavad algelist krooli ja sellili õppima. Ja ütleme nii, et siis me proovime juba siis seda testi teha, et 1. klassi lõpuks me proovime ujumistesti lastega teha. Kindlasti on ka neid, kes ei suuda seda ära teha veel esimese aasta lõpus, aga paljud juba suudavad ka. Et see on selline, et siis ma ütlen niimoodi, et me kindlasti ei luba, et enne 8. eluaastat nad suudavad seda ära teha, aga alates 8. eluaastast eeldusel, et laps on varasemalt trennis käinud meie juures, on see täiesti realistlik. Ja mis siis rääkida 3. klassi lõpuks, siis nad kindlasti juba suudavad selle ära teha. Nii, mida siis laps ujumistunnis vajab, et kogu seda infot te tegelikult saate ka meili peale, et kindlasti lugege rahulikult läbi, mida ta vajab tunniks ja basseinide eeskirjadest ka info on kõik meili peal olemas. Et see on hästi oluline, et igaüks teate, kuidas seal selles basseinis, kus teie lapse trennid toimuvad, kuidas seal käituda, kuidas käib sisemine, millised tingimused seal on. Et sellest saate lugeda meilist ja mida vaja, ujumispüksid, ujumistrikoo, väga lihtne. Ujumine selles mõttes ei ole kallis ala. Decathlonist saab kõiki asju täitsa hea kvaliteediga ja suhteliselt odavalt. Ujumistrikoo, kui te ostate, siis vaadake, et see oleks võimalikult lihtne lapsel selga panna. Et ei oleks liiga palju sitsi-satsi, et ei oleks liiga palju paelu, mis lähevad sassi ja laps ei tea, kuidas seda täpselt peaks selga panema. Et kõige tavalisema lõikega ujumistrikoo.
Pesemisvahenditega on niimoodi, et paljudes basseinides on seep ikka olemas, et ei pea siis eraldi seepi kaasa võtma. Võib-olla ainult juhul siis, kui teie lapsel on tundlik nahk ja te teate, et igasugune seep talle ei sobi, siis peab panema. Ujumismüts on olemas erinevad ujumismütsid, on olemas riidest, on olemas silikonist. Meie klubimüts on silikonimüts, maksab 10 €. Saate küsida treeneri käest osta või siis abitreeneri käest osta. Aga ujumismütse saab ka osta Decathlonist ja igalt poolt mujalt, et vaadake, milline lapsele sobib. Ütleme nii, et 7+ vanuses lastel võiks olla ikkagi silikonimüts, sest see püsib paremini peas. Alla 7-aastastele võib vaadata nii ja naa, et kui laps on väga tundlik, et talle üldse ei sobi müts, silikonist müts, sest ta on ümber pea, ta on natuke teistsugune, siis võite osta ka riidest mütsi. Et need tavaliselt on natuke nagu leebemad väikestele lastele ja nad on rohkem nendega nõus. Aga see on katsetamise asi. Rätik, vaadake, et rätik ei oleks liiga suur, et ta ei lohiseks mööda maad, muidu ta saab mustaks. Ja et laps ei koperdaks, kui ta lohiseb mööda maad, siis võib vabalt kukkuda ka, eriti kui on veel mingid astmed kuskil olemas. Rätikule me palume teil kas nüüd kirjutada kuskile lapse nimi või siis olgu see siis väga eriline rätik, et laps teab, milline ta rätik on, sest väiksemate lastega jällegi tihti juhtub see, et nad ei mäleta, mis rätik neil kaasas on, võtavad kogemata kellegi teise rätiku ja siis on häda käes meil, et siis on üks laps või tegelikult ilma rätikuta. Seega oleks väga hea, kui te leiate mingisugust viisi panna lapse nimi rätikule või kuidagi teha see rätik eriliseks, et laps tunneb ära selle, et ta teab. Väga hea, kui laps käib kogu aeg ühe ja sama rätikuga, siis ka abilisel ja treeneril on siis juba meeles, milline rätik on teie lapsel. Aga kui iga päev rätikud vahetuvad ja kõik on beežid, valged ja sinised, siis on väga kergesti lähevad sassi. Ujumisprillidest on nii palju, et alla 7-aastaste laste puhul treener ise räägib ja kirjutab teile, kuidas ujumisprillidega lood on. Üldiselt on nii, et kohe esimeseks tunniks võib-olla ei olegi vaja, et laps alles harjub veega, kohaneb veega, aga kui lapsed hakkavad juba sukelduma, siis me soovitame ujumisprille, et see kaitseb silmi. Lapsel on ujumisprillidega palju mugavam, ta näeb veest palju paremini. Seega ujumisprillid on meie poolt soovitatavad ikkagist, mis puudutab lapsi nüüd 7+ vanuses, siis kindlasti peavad ujumisprillid olema. Ujumisprillide puhul kindlasti jälgige ka seda, et need ei oleks täiskasvanute suuruses, et kui teil on 4-aastane laps, siis te ei saa oma prille talle anda, et siis peavad olema ikka lasteprillid, need on väiksemad. Me pärast kindlasti teeme ka postituse ujumisprillide kohta, et milliseid võiks valida. Ütlen nii, et Decathlonis on päris normaalsed prillid, et olen oma lastele sealt ostnud võimalikult lihtsad, et oleks tal lihtne neid sättida endale. Ja plätud, et plätud on ka vajalikud. Just vaadake, et need oleksid reljeefse tallaga, et nad ei libiseks, sest päris sellised vahest olen näinud rannaplätud, mis on täiesti sileda tallaga. No võt nendega on veel libedam kui paljajalu tegelikult, et need ei sobi. Et see tald võiks olla selline mustriline, et siis hoiab ära libisemise. Et just sellepärast on plätud vajalikud, et see hoiab ära kukkumisi. Loomulikult mitte 100%, aga sellegi poolest. Nii, ja mis nüüd veel viimane asi on meil see, et me kasutame Sportlaiseri keskkonda, et siit te ka kirjas näete neid linke, et palun tõmmake see oma telefoni alla. Te peate valima just seda pärantäppi, lapsevanema äppi, nagu mul siin on joonistatud või pildi peal. Sisse logimine käib selle meili aadressiga, millega te registreerisite last. Et kui on ema oma meili aadressiga registreerinud last, siis peab ema Sportlaiserisse sisse minema. Et isa emailist ei ole siis abikahjuks. Ta ei tunne, ei leia üles teie last. Ja kui te olete sisse loginud, siis te peaksite nägema oma lapse siis lehekülge. Praegu minul on 2 last, siis mina näen neid mõlemaid. Ja sealt te saategi vaadata treeninggraafikuid, vaadata, kes tuleb trenni, te leiate sealt treeneri kontakte ja saate uuendada profiili. Et nüüd
see on meie andmebaas, mida me kasutame. Seega on väga oluline, et selles andmebaasis oleksid teie õiged kontaktid. Registreerimisel te juba neid täitsite ja andsite meile, need andmed on juba olemas meie baasis. Aga sellegipoolest palun vaadake üle, et telefoninumber oleks ikka õige, et isikukood nii teie kui ka lapse oma oleks õige, e-maili aadress, et oleks õige, et siis me saame tagada seda, et info jõuab teieni alati nii nagu peab. Ja nüüd te näete, et kui te vajutate treeneri kontaktide peale, siis ilmuvad teie laste treenerid. Kui neid on mitu, siis te näete mitu. Siit otse saate tegelikult treenerile e-maili saata või siis helistada või saata SMS-i. Et see võimaldab teile ka väga head kontakti, väga lihtsalt võtta kontakti treeneriga. Kohal käimist üle vaadata saate vaadata, palju teie laps siis trennis käis, et treener ka alati märgib. Ja nüüd siis, kui siin on uuenda profiili, te vaatate need oma andmed üle ja nüüd all lisa uus inimene. Et see on oluline, et kui meil on näiteks ema andmed olemas, siis lisage palun teise vanema andmed või siis võib-olla on see vanaema vahest tuleb trenni, toob last või viib last. Et lisage ka teise vanema kontakt siia alla, et juhul, kui me ei saa ema kätte, siis me saame isa kätte või vastupidi, et meil oleks alternatiiv ka. Või on ka see oluline, et näiteks midagi väga erakordselt juhtub. No ma ei tea, bassein on kinni, avarii, olukord midagi. Siis me saadame teavitused nii emale kui ka isale, et võib-olla sellel päeval peab hoopiski isa viima last trenni, et siis tema saab ka selle info kohe kätte ja ta teab, et on mingisugune eriline olukord. Et igal lapsel võiks olla siis 2 kontakti ikkagist olemas. Ja paari sõnaga lepingust. Te olete kõik registreerimisel saanud meie lepingud oma e-mailile, te olete kõik nendega nõustunud. Aga sellegipoolest ma pean vajalikuks mõned punktid üle rääkima, et meie õppetöö toimub septembrist juuni lõpuni. Vahest on nii, et mõned basseinid lähevad puhkusele natuke varem, võib-olla alates jaanipäevast, et siis me kirjutame teile sellest, kui meil on see info olemas. Me algselt arvestame, et meie trennid on juuni lõpuni. Et teie palun arvestage ka sellega, et suvi on küll tore ja tahaks võib-olla juuni lõpus juba nagu rohkem puhata, aga juuli-august on 2 pikka kuud. On oluline, et lapsed saaksid juuni lõpuni käia, et kui, sest muidu tekib liiga pikk paus tegelikult. Palume alati teilt teavitada treenerit lapse puudumisest, et läbi Sportvisori äppi, nii puudumisest kui ka kohale tulekust. Et iga kord, kui teie laps läheb trenni, tehke äpp lahti ja märkige, et tuleb või ei tule. Treener saab niimoodi paremini ette valmistada tundi. Ta näeb, et ahah, täna on terve rühm, väga hea. Me teeme neid harjutusi, me teeme neid mänge, me teeme neid asju. Või ta vaatab, et täna on pooled lapsed puudu, aga kohal on need lapsed, ta mõtleb läbi, nendega ma tahaksin harjutada näiteks neid oskusi. Ja ta saab kohe planeerida. Et see aitab teha palju efektiivsemaid tunde, et see on igal juhul teie kõikide ju huvides ja aitab ka treenerit. Andmete korrektsusest me juba rääkisime, puudumistest rääkisime ja pildid, videod, et meil on oma ujumiskooli fotograaf, kes teeb imeilusaid pilte ja videosid ja vahest me need paneme siis Facebooki või Instagrami ülesse. Kui meil on olnud, ütleme nii, et pikem siuke photoshoot ühest rühmast, siis me alati ka saadame neid pilte vanematele. Need on täissuuruses pildid, need on alati meie klientide jaoks olnud tasuta. Nii et tore võimalus ja ma usun, et on väga äge pärast, kui laps on juba suur, tuletada meelde, kuidas ta siis õppis ujumist ja milline ta oli, et see on väga, väga tore. Me palume lastevanematele, kelle lastel on siis erilised tervislikud seisundid, kindlasti teavitada meid, et meie treenerid oleksid teadlikud. Suhkruhaigused, epilepsiahood, võib-olla tähelepanuhäired või midagi, et kindlasti andke teada, et see aitab ka treeneril teha oma tund palju paremini, tagada nii teie kui ka teiste laste turvalisust, et see on oluline.
Pere teine, kolmas, neljas laps saab 25% soodustust. Ja nüüd väga tähtis, et meil on alati esimeste arvete saatmisega selline olukord, et meil on vaja kõiki neid ühe pere lapsi siis välja otsida, määrata neile soodustust. See on suur töö ja ikka juhtub nii, et mõni jääb kahe silma vahele. Et ärge pahandage, kui te saate esimese arve ja soodustust ei näe, lihtsalt saatke meile kiri tagasi, et palun vabandust, aga meie peres on nii palju last, et meil on vaja siis seda soodustust saada. Et lihtsalt inimlik asi, et me ei saa päris seda automaatselt teha, et me peame igale lapsele eraldi seda soodustust määrama ja jääb kahe silma vahele, ikka juhtub. Et ma kohe ette vabandan, kui juhtub nii, andke meile sest, et märku, me teeme uue arve teile. Ja nüüd lepingu lõpetamine. Erinevaid olukordi tuleb ette, kes vaatab, et koolikoormus läheb liiga suureks, kes ära sõidab, vahetab elukohta. Et siis teile teadmiseks, et meie soovime, et andite meile kirjalikult teada meie meiliaadressile lepingu lõpetamise soovist, vabas vormis lihtsalt kirjutada kiri ja mingit ankeeti ei ole vaja täita, aga 30 päeva ette. Et kui te kirjutate meile 2 nädala pärast soovime lõpetada lepingud, siis see on küll nii, aga me küsime ikkagist kuutasu 30 päeva eest, mitte 2 nädala eest, et te teaksite. Meil on ka vaja aega, et leida uued kliendid, et see võtab meil ka aega, et sellepärast on ka selline nõue. Nii, ja siis veel üks asi, mis on oluline, et meil on kuutasu ja kuutasu suurus ei sõltu sellest, kas nüüd teie laps puudus, on see haigus, on see teie reis, et igal juhul kuutasu on üks ja sama iga kuu, olenemata sellest, kui palju reaalselt teie laps tundi jõudis. Nii, ja siin on veel 2 olulist inimest. Alex Kristjan Rikko on juhiabi, minu abiline. Abiline on isegi imelik öelda, et ta teeb väga palju hoolsasti mu tööd, et me oleme rohkem ilmselt kui partnerid, aitame teineteist. Et juhul, kui teil on muresid ja probleeme, eriti arvetega, siis Alex tegeleb sellega. Kui teil on vaja muuta rühma või sellised igapäevased küsimused, siis on Anastasia kliendihaldur. Neid kontakte te leiate ka meie kodulehel, et siis vaadake ka sealt, kui läheb vaja. Et need on need inimesed, kes veedavad aega arvuti taga ja saavad teid kõikide asjadega, mis puudutab siis kliendihaldust aidata. Nii, ja ma tänan teid kuulamast. Mul on väga tore, et olete meiega. Me ootame suure põnevusega uut hooaega. Meie treenerid juba kibelevad tööle. Me oleme kõik oma varustuse juba üle vaadanud, kõiki ettevalmistusi teinud. Nüüd lähevadki need viimased kirjad teile ja ikka oleme ühenduses. Helistage, kirjutage, andke meile märku, kui on miskit hästi, kui on miskit mitte piisavalt hästi, et me alati hea meelega kuulame teid ära. Ka teie ettepanekud erinevad on ka teretulnud. Ja lõpetuseks võib-olla ütlen ka, et kui te teate kedagi, kes aitaks meil ehitada laste basseini, siis see oleks tore, et meil on suur unistus tegelikult avada oma laste bassein koos Laste Arengukeskusega. Aga hetkel meil napib natuke teadmistest, et oleks tore, kui keegi annab vihjeid selle kohta. Ma tänan teid ja me kindlasti kohtume teiega ja teie lastega veel ujulas.